Vastlapäev on kõige enam rahva poolt armastatud talvine pidustus. Kohtla-Järve ja Ahtme linnaosade elanikud ootavad igal aastal seda üritust ja tähistavad rõõmuga. Laupäeval 17. veebruaril toimus koolinoorte loomemaja territooriumil vastlapidu. Suurepärast muusikat mängis linnaorkester. Kontsertprogrammiga esines ansambel Arabesk, vokaalstuudio Takt, teatrikollektiiv Šanss, tantsukollektiivid Ekorte ja Reverants, vokaalansambel Zabava ja Kesklinna põhikool. Pidustustel osalejad osalesid erinevatel konkurssidel, köieveos, saapa loopimises, kotijooksus, käimiskarkudel kõndimises ja võitlesid karuga. Lapsed sõitsid mitte ainult hobustega, vaid ka mopeedidega. Oli avatud mitmeid müügipunkte ning mis kõige olulisem, oli erineva täidisega pannkooke. Traditsioone järgides peo lõppedes põletati talvesümbol topis. Nagu räägivad vanad traditsioonid, siis selline põletamine sümboliseerib vaid seda, et talv saadetakse ära ning kevad võetakse avasüli vastu. Pühapäeval 18. veebruaril Ahtme klubi territooriumil toimus vastlatrall. Kõik üritusel osalejaid said osa suurepärastest pidustustest, jõukatsumistest, osavusmängudest ja kiirusemängudest. Külalistele esinesid hoogsa programmiga vene laulude ansamblid ja koorid ning võeti osa konkursist kõige suurem pannkook. Kõige enam tundsid rõõmu pidustustest väikesed lapsed, kes suurima heameelega maiustasid pannkookidega kas mee- või maasikamoosiga. Lapsed said maiustada suhkruvatiga, juua kuuma teed, aktiivselt osaleda erinevatel konkurssidel ja mängudes, ratsutada hobustega. Lapsed avastasid, et hobused erinevad teineteisest mitte ainult tõu ja kasvu poolest, vaid ka erinevate iseloomulike märkide poolest ja uudistasid neid suurepäraseid ja uhkeid loomi suure uudishimuga. Lapsed vaatasid imelist etendust ja võtsid osa erinevatest talvemängudest, mängisid lumesõda, sõidutasid teineteist kelkudel. Vastlapidu kestis õhtuni ja kulmineerus vastlatoopise põletamisega. Sellised üritused on Ahtme klubis muutunud juba traditsiooniks. Selle eesmärgiks on hoida au sees vanu traditsioone, rahvuskultuuri ja väärtuseid.